Praegu kogeme avalikus arutelus tuumarelvade teemal tõelist renessanssi. Vene sisetung on tõstatanud küsimusi stiilis mis oleks kui, selle kohta, kuidas ajalugu oleks võinud kujuneda teisiti, kui Ukraina oleks pärast Nõukogude Liidu lagunemist arendanud välja omaenda tuumarelvaprogrammi. Samal ajal on Iraan tuumaintriigi osas arenenumas staadiumis, kuna nende programm võib lääne luurehinnangul ühel päeval viia tuumapommi valmistamiseni. Läbirääkimised selle üle, kuidas piirata Iraani võimekust ning spekulatsioonid selle üle, kas endine ajatolla oleks veel elus, kui Iraan oleks aastaid varem tuumarelvastuse omandanud. Lisaks on kõik meediavestlused selle ümber, kuidas USA tegevus nii Venezuelas kui ka Iraanis paneb paljusid riike alustama tuumarelvade arendamist, et end sarnaste sammude eest kaitsta. Ja kuigi me oleme pikalt arutanud, kuidas selline analüüs langeb amatööride eksituse ohvriks, see tähendab, et mitte eksperdid vaatavad uudiseid, avastavad uue stiimuli ja väidavad siis, et see muudab maailma põhjalikult. Isegi kui need meist, kes nendel asjadele iga päev mõtlevad, on sellest stiimulist juba ammu teadlikud olnud. Kogu see tuumajott tõstatab siiski huvitava küsimuse. Milline riik saaks praegu tuumarelva eitamisest kõige rohkem kasu? Ja selle küsimuse vastamiseks kehtestan mõned reeglid. Ma ei taha elada fantaasiamaailmas, kus juht läheb ühel päeval oma keldrisse ja avastab, et sinna on kuidagi iseenesest tekkinud toimiv tuumaarsenal. Kui me läheksime seda teed, siis minu vastus riigi kohta, kes sellest kõige rohkem kasu saaks, ei oleks Ukraina. Kiev on leidnud viisi rindeliinide stabiliseerimiseks ilma tuumaarsenalita. On ka probleem selles, et püütakse ähvardada Kremlit tuumarelvade kasutamisega, kui Vene väed ei taandu. Venemaal on palju suurem arsenal kui miski, mis mahuks Ukraina keldrisse, nii et see tähendaks endale ise probleeme tekitamist. Lisaks on veel küsimus rahvusvahelisest vastureaktsioonist ja reageeringust tuumarelva kasutamisele, välja arvatud äärmuslikel juhtudel. Pea meeles, et Venemaa ei kasutanud tuumarelvi, kui Ukraina tungis Kurskile, isegi kui Kiievil polnud võimalust samaga vastata. Kiev ei ole enam ohus ja pole selge, kas valitsus sooviks riskida tuumakonfliktiga, et päästa osa Donbassist. Ma ei valiks ka Eestit, hoolimata minu lõputust kinnisideest muuta see tulevase Vene invasiooni sihtmärgiks. Vabandused veel kord Tallinna imeliste inimeste ees. Tuumarelv oleks tõesti suurepärane sinu pealinna ülevõtmise ärahoidmiseks, jah. Kuid praegu on see vaid hüpoteetiline olukord, ning läheb veel aega, enne kui Venemaa Ukraina sõjas piisavalt kosub, et sellist sammu NATO idatiival astuda. Tegelikult on selge ja otsene oht Iraanile. Ma ei tea, milline sõja, vaherahu või ajutise rahu seis USA-ga valitseb selleks ajaks, kui sa seda vaatad. Aga ma ei tunneks end ka rahulikult, kui oleksin keegi Iraani juhtkonna kõrgeimal tasemel. Tuumarelv paneks vastase kindlasti 2 korda mõtlema, enne kui ta tulevikus veel mõne atentaatoperatsiooni läbi viib. Isegi kui Iraanil ei ole veel ballistilisi rakette, millega Ameerika Ühendriike tabada, on palju USA rajatisi, mille tuumarelvade salvo võiks hävitada. Ärgem unustagem ka seda, et eelmist ajatollat tappis Iisrael, mitte Ameerika Ühendriigid. Ja Iisrael on Iraani käeulatuses. Seetõttu oleks Iraan see, kes võidaks kõige rohkem, kui tuumarelvad ilmuksid justkui võluväel. Aga tuleme nüüd maa peale tagasi ja mõtleme, kellel oleks tegelikus maailmas kõige paremad võimalused tuumarelvade ehitamiseks, arvestades kõiki sellega kaasnevaid piiranguid. See muudab Iraani suurepärasest valikust väga halvaks valikuks. Riik täidab ainult 2 kõige põhilisemat tingimust. Tal on selge julgeolekuvajadus ja tal on piisavalt füüsikateadmisi, et neid toota. See ongi kõik. Rahaliselt on riigi majandus hetkel täielikus segaduses. Las ma täpsustan seda. Iraani majandus on olnud täielikus segaduses juba aastakümneid. Iraani poliitika kujundajad on hinnanud programmi alternatiivkulu triljonitesse, peamiselt lääne majandussanktsioonide tagajärjel. Siis on sul sõda, mis hävitab riigis palju asju ja nüüd Iraani sadamate blokaad. See teemaksuskeem kõlas suurepärase tulude allikana, kuid see ei korva neid kaotusi.
Rääkimata sellest, et tundub nagu Iraani kõige puhtam uraan on muutunud tolmuks ja maetud kivide alla. Lisaks on Iraanil väga vähe õhutõrjevõimekust, et takistada Ameerika Ühendriike või Iisraeli uue ennetava rünnaku alustamisel. Nii et jätame Iraani lihtsalt kandidaatide nimekirjast välja. NATO idatiival oleks Poola kindel valik. Sellel ei ole sama tuumatausta nagu Ukrainal, kuid suur osa tuumarelva arendamise protsessist on tööstuslik ja Poolast on saamas Euroopa tööstuskeskus. Poola on ka rahaliselt võimeline tuumarelva ehitama, kui riik seda tõesti tahaks. Ja ma ei usu, et Moskva teeks midagi, et Poolat peatada, eeldades, et see kõik juhtub suhteliselt varsti. Mitte siis, kui Vene väed on Ukrainas hõivatud. Siinsed eelised sarnanevad eelistega, mida varem Eesti puhul käsitlesime. Poola on üks idapoolsetest riikidest, kuhu Venemaa saadaks esimesena oma väed. Kui Varssavil on tuumarelv, siis igasugune sügav sissetung Poolasse langeb kohe päevakorras maha. Kuid nagu ma olen varem sel kanalil käsitlenud, ei oleks Poola tuumarelval siiski mõtet, arvestades NATO doktriini. Euroopal on juba 2 tuumariiki peale Venemaa, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa. Kui tuumarelvade paigutamine NATO idatiivale oleks tõesti oluline, võiks üks neist riikidest lihtsalt paigutada vastavad jõud Poola territooriumile. See ei ole enam puhtalt hüpoteetiline. Prantsusmaa teatas märtsis heidutusdoktriinist just selleks, et strateegiat institutsionaliseerida. Kõige olulisem tulemus kõigi osapoolte jaoks on see, et see võimaldab Poolal raha, mida nad muidu oleksid kulutanud tuumarelvastuse ehitamiseks, kasutada hoopis eesliini tavakaitse tugevdamiseks. Poolal on selles valdkonnas võrdlev eelis ja nende võrdlevate eeliste ärakasutamine on üks NATO põhieesmärke. Kuigi Poola ei võitnud seda tiitlit, oleks kõige loogilisem riik tuumarelva arendamiseks tõepoolest idas. Lihtsalt palju kaugemal idas. Räägime siis ülejäänud video jooksul Taiwanist. Las ma alustan sellega, et ma ei usu, et Taiwan arendab lähiajal tuumarelva. Ma olen olnud tuumatööstusega seotud juba pea 2 aastakümmet ja tean nüüdseks, et avalikkuse arusaamad on siin moonutatud. Alati valitseb üldine usk, et peagi on rohkematel riikidel tuumarelvad olemas. Tegelikult saan ma need hirmud viia tagasi juba 1960 aasta presidendidebattideni, kui Kennedy hoiatas maailma eest, kus peagi on 20 riigil tuumarelvad. Tegelikult on neid siiani vaid 9. Hoolimata sellest, et tuumarelvade teaduslik taust on igale tippfüüsikule hästi arusaadav. Takistuseks on see, et rahvusvahelises poliitikas on palju tegutsejaid, kes püüavad, enamasti edukalt, takistada võimalikku tuumarelva hankijat. Aga räägime sellest, miks oleks Taiwani tuumarelv mõistlik, isegi kui see pole tõenäoline. Ja selleks tuleb käsitleda 4 punkti, millel olen kogu video jooksul viidanud. Rahastamine. Võimekus toota tuumarelvi, nii et keegi ei pommitaks sinu programmi, tuumarelva kasutamise usutavus pärast levikut ning läbirääkimiste probleem Pekingi ja Taipei vahel. Variandi rahaline pool on lihtne. Taiwan on rikas. Kui arvestada Taiwani riigina, mis on huvitav hüpoteetiline olukord, arvestades, et see on kogu vaidluse aluseks mandri Hiinaga, siis oleks ta ostujõu pariteedi järgi SKT poolest 20. kohal maailmas. Juhuslikult on see üks koht kõrgemal kui Poola. Mis sa kostad? Maailma parimate pooljuhtide tootmine on suurepärane viis saada rikkamaks, kui su vanavanemad eales ette kujutada oskasid. Asi on selles, et rahaline pool ei ole siin üldse probleemiks. Teisest küljest on ennetava sõja vältimine veidi riskantsem, kuid siiski teostatav. Oluline on siin see, et Taiwanil on teatav kaitse Ameerika Ühendriikide poolt, nii et iga Hiina rahvavabariigi sissetung peaks arvestama võimalusega, et onu Saami merevägi blokeerib igasuguse tõsise vastuse. See muidugi kaasneb igasuguste mööndustega. Ameerika Ühendriikide pikaajaline strateegilise ebamäärasuse poliitika Taiwani suhtes on mõeldud selleks, et takistada Taipeid tõmbamast Ühendriike sõtta. See on teema, mis on praegu paljudele südamelähedane, kuna Iisrael on võib-olla tõmmanud Ameerika Ühendriigid sõtta Iraanis. Tegelikult on Taiwan varem 2 korral kaalunud tuumarelvade arendamist.
Mõlemal korral said Ameerika Ühendriigid Taipei plaanidest teada ja peatasid need. Nii et me peaksime ette kujutama maailma, kus Ameerika Ühendriigid tahavad, et Taiwan oleks rohkem omal jõul toimetulev ja on valmis vahepeal kaitsmise koorma enda kanda võtma. On ka probleem, et Ameerika Ühendriikidel peab olema piisav sõjaline võimekus, et seda plaani toetada ja sellel oleks heidutusmõju. On ilmne, et Iraani sõda on sellele mõningast survet avaldanud ja me oleme kajastanud Iraani ja Hiina riski, mille Trumpi administratsioon alguses peale võttis. Kuid hiljutisi pealkirju, et Ameerika Ühendriikidel ei ole enam võimekust oma Taiwaniga seotud kaitseplaane ellu viia, on üle tõlgendatud. See ei ole mingi kahevalikuline küsimus. Nüüd, see on 100% tõsi, et Ameerika Ühendriigid ei suuda lühiajaliselt tagada 100% kaitset. Aga see, et meil ei ole 100% katvust, ei tähenda, et Ameerika Ühendriikidel oleks 0% katvus. Tegelik küsimus on, kas 70%, 80% või 90% katvus on piisav. Ennetav sõda siin võiks võtta ühe kahest vormist, lihtne pommitamiskampaania või otsene sissetung. Kui me räägime pommitamiskampaaniast, siis Iraani sõja mõju on minimaalne. Ameerika Ühendriigid saavad sellises ulatuses tegutseda probleemideta. See ei saaks kaua kesta. Vastasel juhul tekib vajadus omada suuri Tomahawkide varusid, et rünnata mandri sadamaid ning Patrioti rakette, et kaitsta Taiwani võtmetähtsusega rajatisi. Seepärast on otsene sissetung hoopis teine lugu. Tulemus on see, et Hiina Rahvavabariigil puuduvad praegu korralikuks dessandiks vajalikud dessantlaevad, seega pole see hetkel eriti suur mure. Sellegi poolest tiksub aeg ja Taiwanil ei ole rajatisi uraani rikastamiseks ega plutooniumi ümbertöötlemiseks, millest ühte on vaja tuumapommi valmistamiseks. Seega, kui Taiwan peaks seda poliitikat järgima, peaks ta kiiresti tegutsema. Sellegi poolest tõstatab see ennetava sõja arutelu veel ühe argumendi selle kasuks, et Taipei võiks oma tuumaprogrammile rohelise tule anda. Ajutiin kaitse patroonriigi poolt on hea motivaator atomipommide tootmiseks. Patroonriik on endiselt olemas, et sind lühiajaliselt ennetava sõja eest kaitsta. Aga patroonriik ei pruugi sulle igavesti toeks olla. See on kindlasti arutelu, mis puudutab praegust Valget Maja. Ja kuigi Trump ei jää presidendiks igavesti, kaaluvad üha rohkemad pealinnad alternatiivseid viise oma julgeoleku tagamiseks. Tuumarelvad pakuvad alternatiivi. Liikudes kolmanda punkti juurde, on Taiwan haruldane juhtum, kus usaldusväärsuse probleemid ei ole suur probleem. No mõtlen, vaadake seda. See on saar. See on üsna väike. Iga mandri sissetung hakkaks kohe ähvardama pealinna ja sellega ka valitsuse järjepidevust. Just need asjaolud annavadki ülimale relvale usutavuse. Põhimõtteliselt ei ole võimalik, et Peking saaks jõuga võtta saare suveräänse kontrolli ilma märkimisväärse tuumahävingu ohuta. Xiameni elanikkond on 5 miljonit ja see asub vähem kui 250 kilomeetris kaugusel üle väina. Kui soovid asja vürtsikamaks ajada, siis Shanghai, kus elab 25 miljonit inimest, asub vähem kui 700 kilomeetrit põhja pool. Lõpuks annab Taiwani juhtum seletuse, miks oleks tuumaleppe saavutamine keeruline. Täpselt nagu sõda, on tuumarelvade valmistamine kulukas viis kahe riigi poliitilise erimeelsuse lahendamiseks. Tegelikult on see kulukas viis jõudude tasakaalu muutmiseks, et seejärel pidada läbirääkimisi soodsamates tingimustes poliitilise erimeelsuse lahendamiseks. Igal juhul oleks mõlemal poolel parem pidada vaidlusaluse poliitika üle läbirääkimisi, et lahendada kriis enne, kui Taiwan toodab tuumarelva. Üks viis, kuidas see võib valesti minna, on see, kui Hiina Rahvavabariik kaotab aja jooksul võimu ja tal tekib seetõttu motivatsioon pidada sõda kogu Taiwani üle kontrolli saavutamiseks, sõltumata tuumarelvadega seotud muredest. Ja nagu te teate, on see täpselt see probleem, mis Pekingil praegu on, kuna ühe lapse poliitika pärand on loonud demograafilise kriisi. Kui tingimused on piisavalt halvad, ei saa Xi usutavalt lubada, et jääb Taiwani väinast lääne poole. See välistab ka lubaduse mitte tungida kallale, isegi kui Taiwan nõustub loobuma tuumarelva arendamisest. Seetõttu võib Taiwan ehitada tuumarelva, et muuta Pekingi lubadused mitte kallale tungida usutavaks, ähvardades tuuma vastulöögiga.
Jällegi, see ei tähenda sugugi, et Taiwan toodab vältimatut tuumarelva järgmise 5 või 10 aasta jooksul. Taipeil on veel palju muid muresid, mida tuleb silmas pidada. Näiteks majandussanktsioonide oht, mis võiks metafooriliselt hävitada saare pooljuhtide tööstuse. Samuti on suur vahe sellel, kas võimu nihkumise oht põhjustab sõja või sellel, kui vastav pealinn leiab, et sõja alustamine on tegelikult hea mõte. Kui tuumarelvade teemaline arutelu muutub iga päevaga üha olulisemaks, kui kasvab arusaam USA isolatsionismist. Niisiis, mis on meie tänased peamised järeldused? Tuumarelva programmide kasulikkus ei ole sugugi üheselt mõistetav, hoolimata igasugusest jutust tuumarelvade kohta 2 geograafilise väina ümber. Siiski vastab Taiwan mitmele kriteeriumile, mis võiksid soodustada tuumarelvade tootmist. Kuid ei tohiks teha rutakaid järeldusi, et Taiwan hakkab kohe pommi ehitama. Samal ajal, kui otsid veel tõepomme, siis miks mitte vaadata seda esitusloendit Hiina poliitikast või täispikka videot sõjaohust selle väina ääres. Ja kui sulle tänane video meeldis, siis palun pane like, jaga ja telli kanal ning kohtume juba järgmisel korral. Ole tubli!